Kodutööna messile minekuks tavaliselt ma mõtlen läbi, et mida ma võtan huviorbiiti ja seekord võtsin üheks teemaks köögid ja tõepoolest siit Elamu messilt ma leidsin ühe köögi, mille mööbel ja mille kujundus puudutas vähemalt minu jaoks selliseid helli noote. Kumerate nurkadega mööbel ja mis kõige olulisem veel ka kumerate nurkadega uksed, see tuletab meelde nüüd väga kaugeid aegu, kus see oli Eestis ülimoes. Kas ta on praegu jälle mood ja kus see mood on tagasi tulnud? Ja, järjest rohkem hakkab välismaalt tulema trend, kus kapi uksed tehakse kumerad ja samuti nad pannakse ka tööle, et oleksid kapid ilusti kasutatud. Aga valmistamine iseenesest, kas see on keeruline või lihtne? Ja, valmistamise puhul kõigepealt toodetakse rakis ja siis kihihaaval hakatakse sinna rakisele liimima MDF ja kasemineeri, et saavutada antud kumerus. Ja siis lõpuks veel ka vaakumpressiga pressitakse peale tammespooni. No nii, jutust tundus küll imelihtne, aga kui palju Eestis üldse selliseid firmasid on, kes taolist kumerate nurkadega või kumerate joontega mööblit teevad? Et mõned küll on, aga meie oleme nagu kui võtta firma suurus, siis me oleme üks suuremaid, kes selliseid asju suudavad klientidele ära lahendada. Teil ei ole sellist asja, et vabandust, seda me teha ei saa? Ei, meil seda pole. Ainult, et kui lihtsalt füüsikaliselt on asjad võimalikult, siis me ikkagi proovime selle klientidele ära lahendada ja nad saavad selle, mida nad soovivad. Ja räägi natukene tööpindadest. Siin antud juhul, mis materjali kasutatud on? Siin on antud juhul kasutatud Cosentino Tectoni keraamikat, mis on siis kuumakindel, kriimukindel ja tegemist on siis tehiskiviga. Siin messil on teil ilmselt väga palju tegemist, et kõik need asjad paika saaksid, aga kuidas on üldiselt köökide järjekorraga? No, proovime hoida maksimum 2 kuud, aga jällegi oleneb köögist. Kui on kumerad nurgad, siis läheb lihtsalt aeg pikemaks ja on vaja rohkem distleritöid teha. Ja lõpetuseks tahaksin öelda, et mess on avatud veel täna ja ka homme, nii et kui nurgakivi vaadatud, istuge autosse, sõitke siia Jõelähtmesse ja oma silm on kuningas.